Siis Marsi uraani energiast võib natuke rääkida või sellest dünaamikast, et siis Marss on selline äkiline, selline tugev jõud, energia, selline ka sõjalik võib öelda tänapäeval, ja siis uraan on selline ootamatu, selline plahvatuslik, midagi pääseb alla, selline vabadus, selline sõjaline jõud kuidagi vabaneb, eks, ja siis sellise Marsi ja uraani täpse kvadraadi ajal siis hakkaski see Iraani praegune siis 2026 sõda. See siis oli, võtame siit siis teile selle Marsi ja uraani siia ette, eks, ja nüüd läheme siit siis mõned päevad tagasi, et siis on näha täpselt, et seal 28. veebruari ajal siis kvadraat oli ilusti olemas, nii mul on vaja see uraan siia peale panna, näete. Siis 28. veebruar siis saavutamas oma sellist täpset kvadraati. Siis see kvadraat on ka selline pingeline seis ja nii kvadraatide, see tähendab siis kvadraat on see, et 90 kraadi on nende vahel. Ja kui on siis kvadraat või opositsioon planeetide vahel, et siis tihti tulevad ka nende planeetide, nende planetaarsete arhetüüpide teemad niiviisi valulikumalt esile või just läbi selle varju poole. Ja siin, kui võtame selle Marss kvadraadis uraani lahti, siis me näeme, et siin 27. veebruar oligi see täpsus ja siis seal 28. veebruar oligi see, mil siis Iisrael ja Iraan või Iisrael ja USA siis ründasid Iraani. Ja siin võib siis näha, et kirjeldusi siis natukene, et need on muidu kirjeldused ka sellise indiviidi tasandil, aga ta on tihti seotud siis selliste sõdadega, plahvatustega, sellise Marsi siis selline ootamatu esiletulek. Et see on selline tugev sünkroonsus ja siis mis